Tere tulemast, hea kuulaja ja vaataja! Juuli tuleb sedavõrd märgiline kuu, et seda ei tasu lihtsalt mööda minnes siin kuulata. Kohe vaatame koos, millised suuremad astroloogilised mõjutused võivad kujundada lähinädalate meeleolu, meie otsuseid, suhteid, majandust ja maailmasündmuseid laiemalt. Mina olen Urmas ja minuga siin on ka astroloogia abi asutaja Karin. Tere ka minu poolt, hea kuulaja! Mul on väga hea meel, et oled meiega siin kuulamas, sest et juuli astroloogilised seisud on tõesti, võiks öelda, et erakordselt kõnekad. Ja juulis hakkavad omavahel põimuma siin mitu suurt teemat tegelikult korraga. Ja me võtame selle siin kõik koos rahulikult lahti, selleks, et sul oleks lihtsam mõista, millised seisud võivad siis taustal meid mõjutada ja millele tasub oma elus, suhetes ja ka otsustes tähelepanu pöörata. Jah, meie eesmärk on aidata sul näha suuremat pilti, märgata olulisi ajastusi ja mõista, millal tasub tegutseda ja millal pigem siis rahulikult jälgida, mis toimub. Selle kuu ülevaates alustame üldisest taustast, vaatame juunile veidi tagasi, siis liigume edasi juuli kõige olulisemate aspektide juurde ning lõpuks teeme sellest ka praktilise ülevaate igale sodiaagi märgile. Jää meiega kindlasti lõpuni, sest juulis ootavad meid mitmed olulised aspektid. Telli meie kanalit ja lülita sisse ka teavitused, et järgmised ülevaated ja olulised astroloogilised selgitused sinuni õigel ajal jõuaksid. Täna on 30. juuni ja vaatamegi siis koos, milliseks juulikuu kujuneb. Enne seda ka väike lahtiütlus, astroloogia abi kuu ülevaated on toodud teieni hariduslikel eesmärkidel. Meie jagatud info ei asenda professionaalset finants-, tervise- ega juriidilist nõustamist. Enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalse põhjaliku eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastavale spetsialistiga. Meie eesmärk on ikka pakkuda võimalikult täpset ja ajakohast infot, kuid me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõigile või igas olukorras. Siin siis kõigepealt juuli aspektide kaalutud keskmine visuaalse graafikuna, et vägagi roheline või kuidas sulle, Karin, tundub ilus suvine rohelus? Just, et see juuli 2026 aasta, nagu me praegu kohe-kohe sisenemas oleme, paljud astroloogid on ju seda juba aastaid oodanud, kui mitte aastakümneid oodanud, sest et meil on väga haruldane ja erakordselt sellised täpsed aeglaste planeetide aspektid või asetused, millele on siis ajaloost raske sellist head paralleeli leida. Ja enne kui me jõuame nende juuli suurte sündmusteni, vaatame siis korraks ka tagasi, mida siis juuni tegelikult kaasa tõi. Aga jah, nagu siit näha, siis tulevad väga ilusad aspektid. Jaa, nagu sa ütlesid, et selliseid seise ei olegi varem olnud, et nii täpselt need välised planeedid joonduksid, aga sellest me räägime ka kohe tähemalt, jah. Aga vaatame juunile tagasi. Juuni keskpaigas toimus väga hea ja soodne Veenuse Jupiteri ühendus ja seda siis vähimärgis. Ja selle kohta sai eelmisel kuul öeldud, et ahneks ei tasu minna, kuigi kui üldse on hetki, mil ahnus võiks kiusatust tekitada, siis just sellel hetkel. No nüüd tagantjärele vaadates on kõik üsna kõnekas, sest maailm sai omale esimese triljonäri. Et reedel 12. juunil siis tegi oma aktsiaturu debüüdi Elon Muski ettevõtte SpaceX ning temast saigi maailma esimene triljonäär. Oluline ehk on ka see, et Muskil endal on siis vähi tõusumärk ja ka vähipäikene. Ja tema sünnikaardis on siis klassikaline selline suure rikkuse asetus ka, et Jupiteri ja Pluto aspekt. No, tal on need mõlemad siin 27 kraadi. Et üks on siis vastavalt Skorpionis ja teine Neitsis. Ja päeval, mil ta triljonäri staatusesse jõudis, oli Jupiter siis 26 kraadi vähis ja Veenus 28 kraadi vähis. Et need siis aktiveerisid siit selle tema väga soodsa asetuse sünnikaardis. Ja sama Veenuse ja Jupiteri ühendus neist töötavad ka näiteks president Trumpi peal, et just juuni keskpaigas teatati USA-s, et USA ja Iraani vahel on jõutud nüüd rahuleppeni ja
mis lõpetas siis sõjalised operatsioonid, aga avas uuesti ka Hormuzi väina ja lõpetas Iraani sadamate siis mereblokaadi. Ja see ei olnud puhas selline kaubanduslepe, vaid ka rahulepe, millest me siis ka võimalusena siin rääkisime juuni ülevaates. Et selles oli palju sellist kaubanduslikku sisu ka, loomulikult Donald Trump on ju vana selline ärimees, et aga miks astroloogiliselt see oluline, et seesama Jupiteri ja Veenuse ühendus siis oli tema enda Veenuse peal ja 14. juunil ju tähistas ta ka oma 80. sünnipäeva, mille puhul siis peeti Valge Maja murul ka terve UFC üritus ja lisaks, mis meil siin juunis siis toimus, Uraani kvadraat Kuu sõlmedega. See küll tõi vähem volatiilsust, kui võib-olla oleks võinud arvata, aga sellised asetused siis käivad sageli koos suurte katastroofide, konfliktide, järskude šokkide ja pööretega. Ja võib-olla kõige suurem pööre tuli just Donald Trumpi administratsiooni poolt, mis puudutas siis tehnoloogiasektorit, nimelt otsustati siis keelustada cloud'e uute mudelite kasutamine kõigile mitte USA kodanikele, kaasa arvatud siis selle looja Anthropicu enda töötajad ja loomulikult ettevõttel oli raske siin eristada, kes mida saab kasutada ja seega otsustati uued mudelid kõigile kinni keerata. Et iseenesest selline pretsedenditu valitsuse piirang vaba majanduse suunal on pannud paljusid küsima, et kas ja kuidas sellised situatsioonid siis meid edasi võiksid mõjutada. Kuu teisel poolel on olnud ka mitmeid tugevaid maavärinaid Ladina-Ameerikas, Jaapanis ja Euroopat muidugi tabas ka võimas kuumalaine. Et meie siin väga palju sellest osa ei saanud, aga siiski üsna soojaks on ilmad läinud. Ja USA's Kentucky osariigis siis toimus ka äkiline selline üleujutus, kus sadas kohati kuni 18 sentimeetrit vihma ja mitmed kaotasid ka kahjuks elu. Pärsia lahes toimunu pikaajalised tagajärjed ei kao ilmselt samuti kiiresti, et laevandusel võib kuluda aastaid enne, kui varasemad mahud siin taastuvad ja kahjustatud rajatised muidugi tähendavad, et maailma energiatootmine ei jõua niipea endisele tasemele tagasi. Et kui Marss ja Saturn nüüd järgmise paari aasta jooksul olulisi aspekte teevad, siis võivad nähtavale tulla ka selle energiakriisi järellained, sealhulgas ka ülemaailmne energiamajanduse ümberkorraldamine. Nüüd just täna, kus meil on siis 30. juuni, liikus ka Jupiter lõvi märki. Jupiteri ennast võiks ju seostada siin jõukuse, korra kasvu, pankade, kohtunike, vaimulike, heategevuse ja võib-olla avalike pidustustegagi. Lõvi annab sinna nähtavust ja prestiiži juurde loomulikult. Ja selle tõttu võib Jupiter lõvis esile tuua juhte ja kuulsusi, aga ka laste hariduse ja sporditeemad. Raha võib liigutada rohkem selliseid valdkondi nagu turism ja festivalid, hotellid, restoranid, spordi ja iluvaldkond, moe, loovmajandus, võib-olla reklaamid, bränding ja sisuloome laiemalt, et need on siis võimalikud teemad järgneva aasta jooksul siin, mis esil on. Ja inimesed ei otsi ainult odavamat toodet, vaid võib-olla tahavad paremat kogemust ja tunnet, et nad kuuluvad millegi erilise juurde. No, riigi tasandil võib Jupiter lõvis muidugi tuua sellist suurejoonelisust ja avalikkusele hästi nähtavaid algatusi. On nad siis seotud kultuuri, spordiprojektide, tseremooniate, rahvuslike programmidega, investeeringutega lastesse, haridusse või loovsektorisse. Poliitiliselt soosib muidugi juhte, kes suudavad esineda soojalt, enesekindlalt ja suure visiooniga. Samal ajal võib seesama energia paisutada aga ego, isikukultust ja kalleid võimusümboleid. Et selle transiidi varjukülg ongi liialdus. Jupiter lõvis võib tekitada inflatsioonilist psühholoogiat, kus turud, inimesed ja valitsused hakkavad uskuma suuremat lugu, kui tegelikud ressursid seda võimaldavad. Luksuse, staatuse ja võimusümbolite paisutamine võib muuta ebavõrdsuse aga teravamalt nähtavaks ja tekitada siis vastureaktsiooni nende hulgas, kes tunnevad, et neil ei ole selles hiilguses kohta. Ja juulis on see eriti oluline, sest Jupiter on üks võtmetegelasi ka käimasolevas suures välisplaneetide asetuses. Nüüd aga siis
juuli aspektide juurde. Siin kõigepealt siis ka juuli kalender, kus meil kõik suuremad aspektid näha on ja ka kuufaasid. Aga Karin, räägid sa meile sellest plahvatuslikust Marsi-Uraani ühendusest? No Marss-Uraani konjunktsioon ehk siis ühendus on meil 4. juuli, on kaksikute märgis, ehk siis kõik, kellel on oma sünnikaardil kaksikute märgi alguses isiklikke planeete, siis teid see mõjutab veel ekstra ja võibki tuua sellist nii-öelda plahvatust, nagu need aspektid tavaliselt toovad. Ja viimati oli selline ühendus 2024 aasta juuli keskpaigas, kus meil oli ju ka sündmuseid. Oli siis Donald Trump see, kes napilt pääses tulistamisest. Ja need aspektid kipuvad siis tooma kiiresti arenevaid, šokeerivaid ja mis seal salata, väga tihti ka vägivaldseid sündmuseid. On seostatud seda ju ka sõdadega või nii-öelda sõja aktiveerumisega. Et ka see võib olla muidugi teemaks ja eriti huvitavaks teeb see seekord see, et ta on nende juuli aeglaste planeetide aspektidega siis seotud, ehk siis see on trigoonis Plutoga, sekstiilis Neptuuniga, et see võib viidata siin mingisugusele ka varjatud tegevusele, luureasutuste tegevusele või olukorrale, kus pealispind nii-öelda ei näita päris seda, mis tegelikult toimub. Ja üks oluline koht, mida tasub siis tähelepanelikult jälgida, on Kuuba, augusti päikesevarjutus, nüüd me räägime juba augustist muidugi, aga see viitab Kuuba jaoks olulisele muutusele, võimalik, et isegi režiimi muutus või mingi selline pööre seal tekib ja pikka aega siis sotsialistliku võimu all olnud saarekene on juba tugeva surve all ja Trumpi administratsioon on andnud mõista, et Kuuba on tema sihikul. Ehk siis Marss ja Uraani ühendus on sisuliselt seal Kuuba praeguse valitsuse IC-l, ehk siis 4. maja tipul, mis on seotud siis maaga või piiridega ja rahvaga. Et seal 4. juuli ümber, ütleme siis nädala siia-sinnapoole, võiks vaadata, võivad toimuda siis väga kiiresti muutuvad ja sellised üllatavad sündmused, mis võib siis sealset olukorda väga nii-öelda raputada. Ja Väga huvitav jah, selles mõttes, et 4. juuli on ju ka USA taasiseseisvumispäev. Et siis lendab rohkem sädemeid võib-olla või? jah, no see tähendab ainult seda, et see tuleb ka USA nii-öelda solarkaarti ehk siis aastakaarti, mis jääb mõjutama siis tervet USA aastat. Just. Et tuleb selline väga pöördeline ja äkiline ja võib-olla natukene sõjakas see aasta. Veelgi sõjakam kui seni. Võimalik, jah. No jah, no muidugi see Iraani sõda ei ole ka ilmselt veel kaugeltki lõppenud, et olgugi, et see rahulepe seal on sõlmitud, samas Iisrael ei saanud ju selle kokkuleppe saavutamisel ühtegi oma peamist eesmärki täidetud. Et võib-olla on siin veel vara eeldada, et Iraani pinged on läbi. Aga liigume siit Marsi teemade juurest nüüd hoopiski Veenuse teemade juurde. Veenus võib juulis kujuneda siin armastuse ja suhete vallas üsna keeruliseks kuuks, et Veenus alustab kuud lõvis, mis ei ole märk, kus ta end kõige loomulikumalt tunneb. Lõvi keskendub kergesti iseendale, nähtavusele ja tunnustusele, samal ajal kui Veenus otsib meeldivat, ühendavat ja sageli isetumat kooskõla. Aga sealt edasi 9. juulil siseneb Veenus Neitsi märki, oma languse märki ja jääb sinna siis kuni 6. augustini. Neitsis ei ole asjad Veenuse jaoks kunagi päris nii mugavad, kui ta sooviks. Alati on midagi natuke valesti, midagi vajab parandamist, midagi võiks olla ilusam, sujuvam, nauditavam ja sellel on ka hea pool, sest energia sobib väga hästi paranduste ja viimistluse tegemiseks. Kuu esimene osa võib siiski suhete mõttes tunduda pisut pingeline. No,
Neitsi märki sisenedes liigub Veenus ka kohe ühendusse lõunasõlmega, mis saab siis täpseks 10. juulil ja lõunasõlm räägib välja voolamisest, lahtilaskmisest ja sellest, mis enam ei teeni. Inimsuhete jaoks võib-olla see on selline keeruline asetus, sest sel ajal võib mõni suhe või sõprus tunduda puudulik, ammendunud või lihtsalt ei tundu enam jätkusuutlik. Pärast seda 13. juulil liigub Veenus kvadraati Uraaniga kaksikutes ja Veenuse Uraani pingelised aspektid loovad partnerlussuhetes sellist autentsuse, vabaduse ja aususe nõude. Kuna Veenus on Neitsis niigi rahulolematu, võib see avaldada siis tugeva survega suhetele, mis ei ole pingutust väärt ja tugevamate suhete puhul saab sama energia muidugi toimida värskendavalt, kui teha midagi teistmoodi, elavalt ja päriselt põnevat. Ja Veenuse Marsi pinge tuleb ka siin veel juuli lõpus mängu 29. juulil, kuid selle mõju on tunda juba võib-olla siin alates 21. juulist alates, et Veenuse Marsi kvadraadid toovad palju iha ja kirge, kuid ka ebastabiilsust, kapriissust ja vahel ka skandaalset tooni. Kuna Veenuse hetkevalitseja on siin Merkuur ja see on suure osa sellest kuust ka retrograadne, võivad sõprus või ka suhtlusprobleemid kõike seda võimendada. Kui keegi kohe ei vasta, tasub enne lõplike järelduste tegemist võib-olla natukene hinge tõmmata ja rahuneda. Ja Merkuur pöörab direktiivseks 24. juulil. Seni tuleb siis arvestada tehniliste tõrgete, suhtlemisraskuste, kaubanduse ja asjaajamise venimisega ning olukordadega, kus sama asja tuleb teha mitu korda. Nagu meilgi siin kipub keel sõlme minema vahepeal. Jah, on juba tunda. Aga, Karin, meil on tulemas ka üks kuu loomine, vähimärgis siin 14. juuli. Et toimub tema siis kuu vähimärgis, ehk siis 6. märgis. Ja nagu ikka, kuu loomine on selline alguste aeg, seemne nii-öelda mulda panemise aeg ja seekord puudutab ta võib-olla rohkem siis kodu, pere ja kogukonda ja võib-olla ka kodumaa teemasid, sellepärast et on vähimärgis. Ja on ta siis ka siin konjunktsioonis ehk siis ühenduses Merkuuriga, mis on retros. Mis võib tuua natuke segadust, viivitust, võib-olla peame midagi hiljem ümber tegema või ümber mõtlema sellega seoses, mida me nüüd idanema paneme. Et võib-olla saavad nii-öelda valed seemned mulda natuke. Ja kuu loomise juures on veel üks aspekt, et jällegi USA sünnikoordis on ascendent ehk siis esimese maja tipp, 18 kraadi Vähis ja Marss 19 kraadi Vähis, ehk siis täpselt seal, kus toimuvad kuu loomine ja on ka retromerkuuri algus. Ehk siis see võib viidata sellele, et see kuu loomise ja sellele järgnev kuu, tegelikult terve kuu aega ju kuu loomisest, seesama kuu loomise kaart ju toimib kuni järgmise kuu loomiseni, ehk siis selle kuu jooksul võivad mingil moel siis aktiveeruda või surve alla siis sattuda see föderaalreservi teema, et sinna kaarti ta tuleb siis niimoodi. USA föderaalreservi sünnikaarti. Ja lisaks aktiveerib see noor kuu ka USA enda kaardi, Merkuuri. Merkuur on meil teadavasti kaubandusega seotud ja on siis USA kaardis 8. majas, mis on seotud võlgade investeeringutega. Ehk siis see võib olla üks märk, et see kuu loomine alustab midagi või nii-öelda külvab siis Ameerika Ühendriikidega seotud suure majandusliku või finantsuudise nii-öelda seemnekese. Aga eks see kuu loomine on alles nii-öelda sissejuhatus, et juuli põhiteema on ju need välised planeedid, mis oma aspekte teevad, millest on siis juba pikka aega ka räägitud. No tõepoolest, see on üks unikaalne asetus ja võib-olla üks kuulsamaid, kes selle on juba ammu välja toonud, on siis, oli õigemini Prantsuse astroloog Barbeau, kes sellest juba pikka aega ette rääkis ja sellest me postitasime kogukonda ka endale ühe artikli.
Nii oli. Aga mis siin siis juuli keskpaigas toimub, et siin on selline muster iseenesest, mida nimetatakse siis korviks või kausiks või kuidas keegi seda kutsub. Et see peamine asetus on siis täpne seal kuskil 19-20 juuli paiku ja selle moodustavad aspektid siis saavad täpseks väga täpse sellise kraadiga, et nii Uraan, Neptuun on siin sekstiilis, täpne on 15 juuli, Uraani Pluuto trigoon, täpne on 18 juuli, Jupiteri Pluuto opositsioon saab täpseks 20 juuli ja Neptuuni Pluuto sekstiil saab täpseks 25 juuli. Ja enamasti siis nad kõik peaks olema seal 4 kraadi enam-vähem, et see on tõesti üks selline enneolematu, sellist asja on väga raske leida ka ajaloost, et nii tihedalt ja samaaegselt siis kõik koos on. Ja üks selliseid keskseid tähendusi on võib-olla siin digitaalne tehnokraatia, mis on aina rohkem võimust võtmas, et üle maailma tuuakse siin kasutusele uusi tehnoloogiaid, mis omavahel siis ühendatuna võivad luua ühiskonnakorraldusi, mida juhivad tehisaru ja digitaalsed süsteemid. Seda nimetatakse sageli digitaalseks kontrollvõrguks ja paljud tähelepanelikud inimesed on selle pärast ka põhjusega mures. Et kogu selles mustris on tugev kaksikute toon. Uraan on kaksikutes ja praegune Neptuuni ja Pluuto tsükkel algas ka siis kaksikutest. Pluuto-Neptuuni tsüklid võib vaadata omamoodi sellise põhitsüklina, mis kujundabki väga pikki ajaloolisi laineid inimkonnas. Et kaksikud on selline duaalsuse märk ja loomulikult seostub jagunemise, kahekordistumise ja ka hargnemisega, mistõttu just võib-olla sellised lõhestumised ongi praeguse aja iseloomulikud tunnused. Ja seda on näha ka uues külmas sõjas näiteks USA ja Hiina vahel, et rahvuslaste ja globalistide konfliktid on käimas ja üldse selline hästi tugev vastandumine. Et praegu on umbes 500-aastane Neptuuni-Pluuto tsükkel algas 1890 ja selle teemad jooksevad läbi siis kogu 20. sajandi kuni tänapäevani. Et selle tsükli jooksul on maailm näinud juba mitut läbikukkunud totalitarismi eksperimenti. Nüüd võib ees seista meil siin uus versioon, seekord siis digitaalse tehnoloogia toel. Ja see ei tähenda, et peaks keskenduma ainult hirmule. Küll aga tähendab see, et igaüks peab väga selgelt ise mõtlema, mida ta on valmis siis aktsepteerima, mida mitte ja kust jooksevad tema piirid. Et samal ajal ei ole kogu digitehnoloogia lugu ainult sünge taustaga, et praegu ilmuvad ju tööriistad, mida saab kasutada igasuguseks loominguliseks ja teaduslikuks tegevuseks. Ja see areng on nagu meeletult kiire, et ma arvan, et see ongi üks positiivsemaid pooli selle asetuse juures. Et võib absoluutselt kindlalt väita, et kusagil maailmas on praegu mõni noor IT-inimene, kes nende tööriistade abil midagi absoluutselt erakordset loovad, eks ole. Päris kindlasti. Ja Neptuuni-Pluuto tsükli vaatest oleme praegu sajandipikkuse sellise sekstiili lõppfaasis, et kõige paremini võrreldav ajalooline periood on võib-olla 16. sajandi kõrgrenessanss. Meil siis ilmus Copernico heliotsentrilisuse teooria ja inimühiskonna suured lõhed muutusid üha nähtavamaks. Euroopa jagunes usu järgi, hispaanlased vallutasid inkasid ja niinimetatud uus maailm ilmus vana kõrvale. Et võib-olla sellepärast ongi selline asetus juba laialdasemalt hakanud inimeste kõnepruuki ilmuma kui uue maailmakorra loomise asetus. Ja selle konfiguratsiooni sees tõuseb esile muidugi üks aspekt väga teravalt, see on siin see ainukene punane joon nii-öelda, ehk siis opositsioon kahe suure rahaplaneedi vahel, Jupiter ja Pluuto. Jep, Jupiter-Pluuto opositsioon, kes on minuga varasemalt vestelnud, siis ilmselt teab, et ma ei ole seda kunagi esile toonud kui maailma kõige parema aspektina, kui me räägime finantsidest. Ja see võib viidata väga olulistele sündmustele seal finantsturgudel ka.
ja nad annavad koos siis väga suure ambitsiooni ja hästi suure raha märgi ja nende sellised 3 konjunktsiooni Kaljukitses 2020 aastal langesid ju kokku hiiglasliku korporatsioonide päästepaketiga, kui siis USA Föderaalreserv kui ka paljud teised keskpangad otsustasid päästa suurfirmasid, samal ajal kui väikeettevõtted said tugevalt kannatada. Ja tagajärjeks oli siis massiivne inflatsioon, mille mõju me tunneme ju siiamaani. Ja kvadraadiajal, siis Jupiter-Pluto kvadraadiajal 2023 aastal mais toimus siis USA ajaloo suuruselt teine pangakrahh. Jah, tõepoolest, see oli First Republic Banki siis kokkuvarisemine ja see võeti siis üle ja lõpuks müüdi ka JP Morgan Chase'ile. Lisaks sellele tehingule anti $50 miljardit ka boonust JP Morganile, nii et selles mõttes oli väga hea tehing, aga võib-olla sellest ajast nüüd on pangandussektor olnud jällegi stabiilsem. Et seekord tuleb see Jupiter-Pluto opositsioon lõvi, veevõla ja märkides. Ja viimane selline opositsioon toimus 2. september 1789, samal päeval, kui siis George Washington kiitis heaks ka USA rahandusministeeriumi loomise. Ehk siis see on väga võib-olla selge näide sellest, selle aspekti siis sellest suurest seosest suure rahaga. Ja samal aastal oli ka Prantsuse revolutsiooni toimumise aasta. Juulis ei pruugi me midagi sellist näha, aga selline ajalooline muster on väga tähelepanuväärne. Jah, kuna tegemist on meil opositsiooniga, et siis võib-olla see on selline suurem kuvandi muutus, et siin võivadki esile tõusta sellised digitaalse finantsarhitektuuri võib-olla teemad. Sinna kuuluvad ju need stabiilsusrahad ehk siis stablecoin'id ja keskpankade digirahad ja tehisaru loomulikult ja nendega seotud süsteemid. Et üks võimalik selline tuleviku versioon ongi niinimetatud bail-in, kus läbi kukkunud panku ei päästa enam siis keskpangad avaliku rahaga, vaid hoopis hoiustajate vahenditest võetakse siis need vahendid, konfiskeeritakse need ja asendatakse siis aktsiatega. Et ei ole kindel, et juuli midagi sellist kaasa endaga toob, aga varem või hiljem võib siis ilmuda üks sündmus, mis sellise võib-olla lahenduse ka käiku laseb või paneb. Et laiemalt võivad juulis sellised teemad pealkirjadesse küll jõuda, nagu äärmuslikud tehisaruettevõtete väärtushinnangud ja hiigeltehingud ja ka tehnoloogiafirmade nähtavate juhtfiguuride ümber kuhjuvad varandused. Et võimalik, et tulevikus vaadatakse sellele kuule kui mingisugusele turu tipptasemele. Riikide võlakoormused muidugi lähenevad kosmilistesse suurustesse, finantsturud on samal ajal uutes kõrgustes ja inflatsioon püsib. Kuu lõpus tuleb meil ka siis loomulikult täiskuu, 29. juuli, 6 kraadi 30 minutit veevalajas. Jällegi see veevalaja teema on esil, et kuidas sulle, Karin, tundub see kuu täiskuu faas see? No nagu täiskuu ikka, nagu ma ütlen, et kõik saab nähtavaks, mis meie elus on natukenegi kuskil varjul olnud, olenevalt siis sellest, kuhu täiskuu teie kaardil tuleb ja tasub siis kuulata oma ascendendimärgi kokkuvõtet, seal ma ka toon selle siis esile, mis valdkonda siis täiskuu tuleb valgustama just teie sünnikaardil. Aga toimub see siis Päikse-Jupiteri ühenduse ajal ja kui Jupiter on siis nii-öelda päikese rambivalguses ja Jupiter on muidugi seotud usurikkuse laienemisega ja sellel hetkel tõstetakse esile nii Jupiter ise kui ka kõik, mida siis Jupiter tähistab. Ja samal ajal on siis kuuga ühenduses Pluutoga. Kuu on Pluutost küll natukene eraldumas ja enam kui 2 kraadi kaugusel, aga kindlasti see Pluuto mõjutab seda täiskuu seisu hästi tugevalt
ja Pluto tähistab meil varjatud allmaailma jõude ja eriti siis nende nähtavaks tulekut siin. Täiskuu on ju niigi üks suur selline ilmutuse hetk ja võib siis oodata, et midagi varem varjatut tuleb just nüüd päevavalgele. Ja see ühendus seob siis täiskuu otseselt ka selle korvimustriga, millest me eelnevalt just rääkisime. Ja sellele täiskuule järgneval 2 nädalal võivad siis tulla esile mingisugused finantssüsteemide multipolaarsuse ja tehnokraatia teemad. Et tasub siis siin tähele panna, mis tuleb uudistesse, mis hakkab võib-olla siis kulutulena näiteks internetis levima. Ja need märgid võivad siis tuleviku kohta väga palju öelda. Ja kusjuures kuu lõpus tasub juba arvestada ka augustikuuga, et nagu me siin juba korraks mainisime, august on ju varjutuste kuu ning varjutustel on kombeks mõjuda juba mitu nädalat enne täpset toimumist ja lõvipäikesevarjutus toimub siin 12. augustil. Et see võib tuua siis suuri arenguid seal Kuuba, Venemaa, Ukraina ja Indoneesia jaoks, aga paistab, et ka NATO ja USA kaardid on siin mingisuguste murede või kohustustega siis seotud, aga sellest me räägime juba siis järgmise kuu ülevaates. Retrokraadidest ka, nagu me siin ütlesime, retromerkuur on meil käimas ja eile ta siis meie jaoks siin pööras 29. ja kuni 24. siis juulini ta retrograadsel liigub, nii et tasub olla tähelepanelik selle kohta ka. Kirjutasime veel täiendavalt siis oma kogukonna portaalis. Ja on ka siis pööramas siin juulikuus Neptuun retrograadseks ja ka Saturn, et esimene neist siis 7. juulil ja Saturni järgi 26. juulil. Et see on võib-olla oluline jälgida, et see on nüüd esimene nende 2 retrograadne liikumine siis jääramärgis sellest ajast, kui nad nüüd sisenesid siia ja vaatame siis, millise retoorika see tagurpidi liikumine nii-öelda meile siin toob. Aga pööravad nad mõlemad siis üsna lähestikku seal direktiivseks detsembrikuus, nii et võib-olla senikaua on meil siis aega jälgida ja natukene tagasi vaadata, et mis siin võib-olla siis muutumas on ja milliste teemade juurde tagasi tullakse. Siin siis ka kõik kuufaasid teile kuupäevaliselt, kellaajaliselt ja ka millises kraadis nad aset leiavad. Aga nüüd kuu parim aeg, Karin, sa oled välja valinud 28. juuli kell 8:25 hommikul siin Tallinna asukohale. Milleks see aeg siis hea? No kõik, kes tegelevad oma kinnisvaramüügiga, võivad siin oma kinnisvarakuulutust uuendada näiteks. Sobib ka teha lühiajalisi lepinguid, proovikoostööpakkumisi, kohtumiste kokkuleppimiseks sobib. Et või siis muud sellised kinnisvara, kontori, töökoha variantide kaalumised ja vaatamised, kui olete näiteks kinnisvara otsingul. Ei sobi võib-olla väga sellisteks suurteks ostudeks, küll aga sellised väiksemad investeeringud võib-olla sobivad. Ka kõikide vajalike materjalide soetamiseks on sobilik, ma ei tea, kontoritarbed või mingid muud sellised asjad või kodus siis oma köögikappe täiendada ja kujundusplaanid, sellised visuaalide edasiarendamiseks ka sobib, uue treeningu alustamiseks sobib, kõik sellised loomingulised tegevused, nende alustamiseks sobib just proovitööna pigem ja inimestega kohtumiseks, kellega jagate sarnaseid vaateid ja huve ja kõik sellised töötoad, kogukonnad, grupid, nendega liitumiseks, nendega millegi tegemiseks sobivad ka väga hästi. Võib-olla ma siin ei tormaks väga uutesse suhetesse pea ees, et ja hoiduks ka emotsionaalsetest kulutustest ja ärge andke siis selliseid lubadusi, mida on hiljem väga raske teil täita. Jaa, kogukonnast rääkides siis ootame teid liituma ka meie kogukonnaga meie kodulehel, et
meil on loodud kogukonnaportaal, kus on väga palju huvitavaid teenuseid ja väga palju huvitavat infot, nagu me siin oleme läbivalt maininud, mitte ainult siis meie videod ei ole seal üleval, vaid lisaks me kirjutame sinna ka artikleid ja seal on ka astroloogilised vidinad, saate oma sünnikaarti vaadata ja uurida ja oma käimasolevaid aspekte lugeda. Jaa, et meil on seal teie jaoks väga-väga palju huvitavat, kes vähegi astroloogia vastu huvi tunnevad, siis ma olen täiesti kindel, et igaüks leiab endale sealt midagi. Nagu Urmas juba ütles, siis saate ka oma transiitseid aspekte seal eesti keeles lugeda, mis teil siis parasjagu käimas on ja mis elus esil on. jah, ja tõsisematele huvilistele muidugi ka Astroviil aastarakendus, mis on väga kõvasti edasi arenenud ja areneb veelgi, aga seal on väga palju häid tööriistu, et Karin, sulle, ma saan aru, et ka väga paljud neist meeldivad. Jah, et see kalendri osa on väga vajalik ja väga selline hea. Saab oma aspekte vaadata, saab kuufaase vaadata, kuu aspekte, kuna on sihitu, milliseid aspekte kuu teeb, mis on kuu viimane aspekt, kuna meil endal isiklikult on sihitu kuu algus, et vahel see on hoopis midagi muud, kui on üldine sihitu kuu aeg, et sellest ma olen ka palju rääkinud, et tegelikult need kõik mõjutavad meie tegevusi, et kui sihitu kuu ajal muidu ei ole parim aeg midagi alustada, siis võib-olla teie enda kaardis ei ole veel kuu sihitu, kui on üldises kaardis sihitu, nii et teil on võib-olla mõned eelised. Aga seda näetegi siis sealt kalendrist ja hästi palju muid selliseid toredaid võimalusi on ka, jäängi siin praegu rääkima. et väga hea selline rakendus. jah, ja see on teile kõigile, kes te olete siis meie premium taseme liikmed, ka kasutada siin keskkonnas. Ja liituda saab siis aadressil kogukond.astroloogiaabi.ee, et see on nüüd, ärge ajage segamini, see ei ole sama, mis on Youtube'i kogukond või liikmelisus, et Youtube'is te näete paraku ainult videosid, see on selles mõttes mõnevõrra piiratud, sellepärast me ka selle eraldi kogukonnaportaali lõime, et siin me saame pakkuda palju-palju enamat. Just, et Youtube'is on tõesti võimalus ainult videosid teiega jagada, et oma kogukonnas on väga palju muid väga häid võimalusi. Just, nii et olete oodatud liituma, tulge ja külastage siis kõigepealt ka kogukonna portaali esilehte ja sealt saate siis rahulikult ära registreerida ja ligipääs avaneb ka koheselt. Ja eks seal ole ka tasuta versioonis natukene näha juba, et kuu siis seisu ja millal sihituks läheb ja et see on ka juba väga suur asi. Jaa, ikka. Loomulikult, ja oma sünnikaarti saate ka siis seal ikkagi ka tasuta versioonis vaadata. Aga nüüd liigume edasi siis juba veidi rohkem isiklikumalt, et nüüd siis juuliseisudest iga sodiaagimärgi kohta eraldi. Ja sõna taas sulle, Karin. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu jäära ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Veenus liigub meil juuli alguses veel kuni 9. juuli ikka teie 5. majas, ehk siis on esil veel rohkem laste teema, hobi, kunst, meelelahutus, romantika ja loovuse teemad. Ehk siis sobib väga hästi näiteks sotsialiseeruda, lastega koos puhata, kui teil on lapsi, tegeleda oma hobidega või siis minna lihtsalt mõnusat kunstinäitust külastama. Ehk siis saate võib-olla rohkem elu nautida. Ja alates 9. juuli läheb meil Veenus neitsimärgi ehk siis teie jaoks 6. majja, mis tähendab seda, et saate rohkem võib-olla oma töökohta ilusamaks muuta, kolleegidega paremaid suhteid luua ja terviseharjumustega ka tegeleda ja töökorraldusega. Et on hea aeg muuta siis oma tööpäev meeldivamaks ja teha teistega rohkem koostööd,
parandada suhteid inimestega, kui teil seda vaja peaks olema. Ja igasugune selline tervisega tegelemine samuti sobib, eriti hästi võiks sobida Veenus näiteks, kui teil on mingisuguseid oistinguid, näiteks lihasvalu või mingid muud sellised teemad käsil, siis sobib kenasti siin minna näiteks massaaži, kuna Veenus aitab valu leevendada. Ja üldse ka selline aroomiteraapia näiteks sobib väga hästi jällegi siia, mis on Veenusega seotud. Ja 14. juuli on meil kuu loomine, tuleb siis vähimärki ja teie jaoks toob kaasa midagi uut, uusi alguseid, mis on seotud teie kodupere, kinnisvara, võib-olla ka vanematega või hoopiski mineviku teemadega. Või siis hoopis tegelete näiteks emotsioonidega, ka 4. maja teema. Ja võib tuua siis kaasa vajaduse kodus midagi ümber korraldada või see võib ollagi väga praktiline asi, peate tegema remonti, peate rohkem koristama, ruume ümber korraldama, mingid muud sellised elukoha küsimused võivad esil olla või pereasjade arutamine näiteks. Ja saate siis siin selle kõik ära alustada. Ja päike läheb meil 22. juuli lõvimärki ja teie puhul elavdab siis taaskord romantikat, loovust, lapsed, hobi, puhkus, mängud, eneseväljendus, võib-olla päikesega 5. majas sobivad hästi sellised esinemised, enda presentatsioonid, kui te tahate endale reklaami teha või muud moodi nagu silma paista, siis see aeg sobib selleks väga kenasti. Ja loomulikult igasuguseid asju siis ka lastega koos teha näiteks või ka tegeleda siis uute suhetega. Ka see sobib siia kenasti. Kui te otsite suhet, siis on paras aeg seda otsida siin. Ja 27. juuli vahetavad meil kuusõlmed oma märki. On see siis selline pikaajaline tsükkel, mis on muutumas. Ja teie jaoks siis 27. juuli põhjasõlm liigub teie 11. majja ja vastas lõunasõlm on siis teie 5. majas. Ja hakkab siis mõjutamagi selliseid valdkondi nagu grupid, kogukond, võrgustikud, tulevikuplaanid. Ja võib-olla siis tekib rohkem võimalusi või võiks siis otsida rohkem võimalusi areneda läbi gruppide, klubide, mingisuguste kogukondade, sõpruskondade, sest et sealtkaudu tuleb pigem siis teie edu ja areng nüüd järgnevad aasta-poolteist. Ja võib-olla rohkem tuleb loobuda või kuidagi mingisugused vanad harjumused või tegevused ei pruugi enam sobida kõiges selles, mis on seotud siis 5. majaga, milleks on romantika, lapsed, loovus ja mingisugused hobid siis võib-olla, et hakkate võib-ollagi nägema siis, et need hobid, millega te olete siiamaani tegelenud, need on kuidagi oma aja ära elanud. Et siis tõenäoliselt on aeg uus hobi leida ja võib-olla seda siis koos sõpradega näiteks teha või kuskil kusagil grupis või kogukonnast tulenevalt. Ja tuleb ka täiskuu 29. juuli teie 11. majja, ehk siis rõhutab sedasama valdkonda nagu ka kuusõlmed, mis siis tulid 27. juuli, et hästi teravalt on üleval jällegi siis sõpruskond ja kogukonna teemad ja grupi teemad, et ja ühisprojektid, koosviibimised, et hakkate seal rohkem siis nägema nagu täiskuu ajal ikka, mis selles valdkonnas tegelikult siis töötab ja mis mitte. Ja siis saategi oma korrektuure teha. Selles mõttes on hea, et kõik on nähtav. Ja
väga hea aeg siis panna paika ka võib-olla mingisugused oma unistused, millised unistused siis on sellised, mis vett peavad ja millega edasi saab liikuda ja millised võib-olla ei ole väga reaalsed, et siis saategi oma valiku teha ja siit edasi liikuda. Nüüd vaatame, mida toob juulikuu sõnni ascendendi ja päikesemärgile. Et Veenus liigub kuu alguses ikka veel teie 4. majas ehk siis toetab kodu, pere, elukoha tegevusi, ka emotsioonidega tegelemist soosib väga hästi. Et hea aeg muuta siis oma kodu ilusamaks, võtta vastu külalisi, veeta aega oma lähedastega või siis lihtsalt luua kodus omale selline meeldiv ja hubane kohakene. Ja võib tuua siis ka võib-olla selliseid pidulikumaid perega koos veebimisi ja samas loomulikult igasugune selline mugavuse ja ilu peale võib siin ka rohkem kuluda, kui alguses plaanis oli, et seda tuleb siis ka tähele ikkagi panna. Ja alates 9. juuli liigub Veenus meil Neitsi-märki ja see tähendab seda, et teie jaoks muutub igasugune loovus, romantika, lapsed, hobi, kunst, meelelahutus, puhkus, midagi sellist saate siin tegema hakata, mis pakub teile siis päriselt rõõmu. Sobib väga hästi ka kohtinguteks, kui olete kaaslase otsingul, lastega aja veetmiseks, kui teil on lapsi, üldse loomingulisteks tegevusteks, kõigeks, mis teeb meele rõõmsaks ja pakub rõõmu ja naudingut. Ja noh, Neitsi-märk ikkagi tahab tegelikult saada sellist võib-olla, et mitte liiga palju draamat või liiga sellist vahtu, vaid et midagi sellist, mis on ikkagi päriselt hea ja läbimõeldud ja selline detailne, võib-olla natukene ka kasulik. See on see Neitsi teema. 14. juuli tuleb meil kuu loomine. Tuleb see teie 3. majja, mis tähendab seda, et midagi uut võib alguse saada kõigest, mis on seotud suhtlemisega, õppimisega, võib-olla ka mingisuguste dokumentidega lähikondlaste seas, lühisõidud, autod, arvutid, telefonid samamoodi. Et võib tekkida siis vajadus näiteks hankida omale uus telefon või arvuti, et mina soovitan siin ikkagi siis oodata ära retromerkuuri lõpp, et mitte siis kohe tormata omale uut telefoni ostma, kui noor kuu toob selle vajaduse. Ja võib tuua ka mingeid uudiseid, mingisugust infot, kirju, kokkuleppeid, kohtumisi, sellist rohkem asjaajamisi, õdesid, vendasid, naabreid, lähisugulasi. Et nendega rohkem siis tegelemist võib-olla. Ja kuna see on vähimärgis, siis on sellel ka selline natukene emotsionaalne toon juures, et vestlused võivad siin puudutada näiteks pere, kodu mälestusi, turvatunnet ja võib-olla ka vajadus tunda lihtsalt ennast kuulduna ja kaitstuna. Et väga hea aeg, et panna siis siin midagi liikuma, teha üks kõne, korrastada mingisuguseid dokumente või alustada mingisuguste õpingute info kogumisega näiteks. Ja päikene liigub 22. juuli lõvimärki ja ka toob siis kaasa teie jaoks rohkem kodu, pere, emotsionaalsed teemad, vanemad, juured, minevik, turvatunne, jällegi võib-olla tahate olla rohkem kodus, tahate rohkem vaikust, tahate olla rohkem koos nende inimestega, kes on teile lähedased ja jällegi hea aeg, et kodu korrastada, pereteemadega tegeleda ja tegeleda kõige sellega, mis vajab siis seal vallas tähelepanu. Võib-olla lihtsalt külastate oma vanemaid, käite neil abis. See kõik sobib siia kenasti. Ja 27. juuli vahetavad meil kuusõlmed märgi ära ja see saab olema selline pikem tsükkel, mitte ainult üks kuu.
ja läheb põhjasõlmele veevalaja märki, ehk siis liigub teie karjääri, töö, avaliku rolli, maine, vastutuse, juhtimise, elusuuna ja ka ülemuste valdkonda. Mis tähendab seda, et kõiges selles on võimalus nüüd suure sammuga edasi liikuda, olenemata sellest, et võib-olla see tundub teile natukene selline võõras ja mitte väga turvaline, aga see on kindlasti see valdkond, mis viib teid lähikuudel jõudsasti edasi, kui te sellega edasi liigute ja selle võimaluse endale annate. Ja võib-olla rohkem tuleb siis kodu, mineviku ja pere teemades üle vaadata mingisugused mustrid, mingisugused seni toiminud teemad, mis võib-olla enam teie ellu ei sobi, et võib-olla hakkate tundma, et praegune kodu ei toimi, seal on vaja teha muudatusi, võib-olla lihtsalt ka mingitest asjadest loobuda, on see siis mingisugused vana mööbel või mis iganes selline asi, et see ei pea olema midagi sellist väga drastilist, aga pigem, kui te näete, et kodus, peres on midagi sellist, mida te enam ei vaja, siis laske minna. Ärge siis hoidke ilmtingimata sellest kinni ja keskenduge võib-olla rohkem siis sinna karjääri poole peale praegu siit alates. Ja täiskuu samuti tuleb sedasama valdkonda siis teile näitama 29. juulil. Nagu täiskuu puhul ikka, tulevad esile siis kõik need varjuküljed, kõik, mida te ei ole siiani tähele pannud, mis puudutab teie jaoks siis jällegi sedasama teie karjääri ja teie koduelu, et seal tulevad siis kõik need teemad üles ja hakkate neid kenasti nägema, mis seal vajab siis muudatust ja mis ongi väga-väga hea, sellepärast et siis te saate nende muudatustega ka tegelema hakata. Nüüd vaatame, mida toob juulikuu kaksikute ascendendi ja päikesega kuulajatele. Et Veenus liigub meil kuni 9. juuli veel teie 3. majas, ehk siis on veel viimane aeg, kui te ei ole siiani tegelenud oma suhtlemisega, vestlustega, mingisuguste võib-olla kokkulepete ja dokumentidega või siis olete tegelenud naabrite, sugulaste, õdede-vendadega, rohkem kirjutanud, helistanud, mingit infot kogunud, lugenud näiteks. Need teemad sobivad siia veel kuni 9. juuli väga-väga hästi. Ja sealt edasi liigub siis Veenus meil Neitsi märki ja liigub teie kodu, pere, kinnisvara sektorisse. Nii et kas siis hakkate oma kodu korrastama, kaunistama, soojendate suhteid oma pereliikmetega ja saate võib-olla ka kodus midagi praktilist teha, sest et Neitsi märk ikkagi räägib sellest, et me saame kaunistada, aga teeme seda praktiliselt. Ja selleks on siit alates siis väga hea aeg seda teha. Ja 14. juuli on meil kuu loomine ja tuleb vähimärgis, mis tähendab seda, et algab mingisugune uus tsükkel teie jaoks, mis on seotud teie sissetulekutega, ostudega, säästudega, aga ka oskuste ja väärtusega. Ehk siis võib-olla hakkate üle vaatama oma eelarvet, korrastate oma kulusid, teete mingisuguseid plaane rahalisi, sõnastate oma rahalisi eesmärke näiteks või siis näete, et on vaja teha mingisugune ost. Kuna meil on ikka veel siin retro-Merkuur käimas, siis tuletan meelde, et suuremaid oste ma siiski siin ei soovitaks, et oodake siis kuu lõpp ära. Kui meil on Merkuur retrost välja tulnud, et siis tehke oma ostud. Et aga siin võivad olla mingisugused muud uued algused, mis on seotud teie rahaga ja teie oskustega. Et võib-olla hakkate hoopiski omandama mingisuguseid uusi oskuseid, mis sobivad siia väga kenasti.
ja 22 juuli liigub päikene meil lõvimärki ja ka elavdab siis teie suhtlemist, on rohkem siis kõnesid, infot, kirju, dokumente, kohtumisi, õppimist, lühisõite. Tunnete võib-olla lihtsalt rohkem vajadust oma mõtteid väljendada, kirjutada, midagi välja öelda. Ja kuna see on lõvimärgis, siis annab see pigem sellist enesekindlust ja aitab võib-olla oma mõtteid ka paremini esitada. Ja tasub siis muidugi ka teisi ka kuulata ikkagi. Ja sobib väga hästi siis kirjutamiseks, esinemiseks, läbirääkimisteks, õppimiseks ja igapäevasteks asjaajamisteks kenasti. 27 juuli muudavad kuusõlmed oma märki ja teie jaoks siis liigub põhjasõlm teie 9. majja, mis tähendab seda, et on aeg järgnevad kuud rõhku panna rohkem võib-olla õppimisele, õpetamisele, välismaale, kõrgharidusele, reisimisele, võib-olla ka juriidilistele küsimustele või siis hoopiski osad teist hakkavad mingisuguseid raamatut näiteks välja andma või muid selliseid kirjatükke avaldama, et need kõik sobivad väga-väga hästi ja see kõik need teemad siis aitavad teid siin väga tõsiselt elus edasi liikuda. Isegi kui see tundub alguses selline natukene tundmatu ala teie jaoks, siis mina soovitan kindlasti nende teemadega tegeleda. Ja samal ajal lõunasõlm on siis teie 3. majas, mis tähendab seda, et selline info kogumine ja pidev rääkimine või selline võib-olla ka lähisugulaste, õdede-vendadega tegelemine, et seal võite hakata nägema, et on midagi, millel tuleb lihtsalt minna lasta, tuleb lõpetada. Et võib-olla olete siiamaani kogunud väga palju informatsiooni, aga ei ole seda kuidagi ka teistele edasi andnud, et nüüd on aeg siis hakata oma teadmisi ja infot ka teistele jagama. Et see võib olla siis teie lähikuude hea teema, millega tegeleda. Ja tuleb ka täiskuu samasse sektorisse 29. juuli, nii et väga tugevalt tulevad samad teemad välja, hakkate siin väga hästi nägema, mis nendes valdkondades siis toimib, mis mitte, mis on vaja lõpetada, millega on vaja alustada. Et selles mõttes väga-väga hea seis, et vaadata siis ausalt üle kõik need samad teemad, on see siis reisiga seotud või juriidiliste teemadega või siis ka õpetamisega seotult, et kõik on nähtav ja väga hea aeg, et teha mingisuguseid plaane, mis on nende teemadega siis seotud. Ja vaatame nüüd, mida toob juulikuu vähiascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Et Veenus liigub ikka veel kuni 9. juuli teie 2. majas, võib tuua siis väga toredaid rahalisi võimalusi. Inimesed tahavad teid võib-olla rohkem aidata, kui te olete otsinud näiteks töökohta, siis kas olete selle juba nüüd leidnud eelmise kuuga või on siis 9. juulini veel võimalus leida või siis muud moodi olete leidnud rohkem rahalisi võimalusi, näiteks lisasissetulekuid. Ja 9. juuli liigub siis Veenus ära Neitsi märki ehk siis teie 3. majja ja sealt alates muutuvad rohkem selliseks ilusamaks või paremaks kõik, mis puudutab infot ja suhtlemist, ehk siis tulevad võib-olla mingisugused head uudised näiteks või lepingud või kokkulepped või kõned või kirjad ja võib-olla ka lähevad paremaks suhted õdede-vendade, lähisugulaste, naabritega, kui see on teemaks. Ja võib-olla lihtsalt teete selliseid meeldivaid, mõnusaid lühireise ja väljasõite lühemaid. Võtate natukene aja maha ja sellised toredad nädalavahetuse tripid sobivad siia väga-väga hästi. Siis on meil 14. juuli noorkuu. Tuleb see teie enda märgis, ehk siis teie jaoks väga-väga oluline ja toob siis midagi uut,
alustab midagi uut, kas see on siis seotud teie välimusega, teie tervisega, teie harjumustega, et need võivad olla siin siis väga esil ja tuleb siis nende teemadega ka tegeleda, kui te näete, et selleks on vajadus. Ja päike siseneb meil 22. juulil lõvimärki ja teie jaoks siis liigub jällegi teise majja, mis tähendab seda, et taaskord on rohkem energiat teie sissetulekute sektoris. Ressurssidega saab siin tegeleda, jällegi tähelepanu on rohkem siis ostudele, säästudele, oskustele, sissetulekutele, nii et samamoodi siin siis võimalus ka leida näiteks lisasissetulek või uus sissetuleku allikas, midagi osta-müüa. Ostuga pigem vaataks ikkagi, et siin on meil retromerkuur ja päris selliseid suuri oste ma ei teeks ennem, kui on kuu lõpp käes. Ja siis alles teha, et retromerkuuri siis vältida. Ja 27. juuli vahetavad meil siis kuu sõlmed oma märki, mis on selline oluline pikaajaline uus tsükkel. Ja teie jaoks siis veevala ja põhjasõlm liigub teie 8. majja, mis tähendab seda, et ka selline raha teemad saavad olema väga-väga-väga olulised järgnevad kuud ja pigem siin edu tuleb läbi teiste inimeste varade. On see siis teie partneri sissetulek, mis kasvab ja teie saate sellest siis ka nii-öelda kasu või on see midagi muud, saate näiteks oma ühisvara müüdud ja sealtkaudu siis raha. Igal juhul tasub siis vaadata seda teiste inimeste vara, rohkem teha teistega koostööd, otsida endale sponsoreid ja tegeleda sellise võib-olla teiste raha haldamisega ka. Et sealtkaudu võiks tulla lähikuudel edu. Isegi kui see tundub natukene selline uus ja teie jaoks võib-olla tundmatu teema, siis kõik sellised ühisraha, partneriressursid, ka laenud, maksud, kindlustused, pärandused ja mingisugused teiste inimestega kokkulepped ja muide ka psühholoogia on siin teemaks. Need teemad, need valdkonnad kõik on need, mis aitavad teil edasi liikuda elus. Et ärge siis kartke nende teemadega tegelemist. Ja kus on vaja võib-olla siis sellisest vanast ja iganenud olukorrast vabaneda või minna lasta, on teise maja teema. Ehk siis tuleb võib-olla üle vaadata, et kas ma näiteks hoian kinni mingisugustest asjadest, mida ma tegelikult enam ei vaja, või on mul mingisugused kulutamise harjumused näiteks, mis tegelikult enam tänasesse päeva ei sobi, siis nendega tulebki tegeleda ja neid tulebki korrastada ja korrigeerida ja vanal minna lasta, mis enam ei tööta. Et see loob lihtsalt võimaluse uuel ja paremal asemele tulla. Ja ka 29. juuli on meil siis täiskuu. Teie jaoks täpselt sama teema tuleb esile, ehk siis raha, nii teie raha kui siis partneri raha. Et seal on siis kõik, mis on vähegi varjul olnud nähtav, hakkate siin nägema, kus te siis asute omadega, võib-olla millised maksud või arved on näiteks üleliigsed või mis on jäänud kuidagi nii-öelda kahe silma vahele. Ja igal juhul kõik, mis siin siis esile tuleb ja välja tuleb, on väga-väga kasulik, sellepärast et te saate teha siin siis ka oluliselt paremaid otsuseid juba selle põhjal, mida te näete, mis on tegelikkus. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu lõvi ascendendi ja päikesega kuulajatele. Et kõigepealt tahan öelda, et on saabumas siis teie aeg. Alates 22. juuli liigub päikene teie märki, kui teil on nüüd lõvi päikesemärk, mis tähendab seda, et on saabumas teie uus aasta, uus päikesering ja soovin teile kõikidele lõvi päikesega kuulajatele palju-palju õnne,
uue aasta alguse puhul ja paras aeg on teil ka siis üle vaadata, mida see uus aasta toob teile isiklikult. Aga Veenus liigub ka teie märgis kuni 9. juuli, ehk siis on olnud loodetavasti meeldiv aeg ja on siis võib-olla toonud ka paremaid suhteid, teised inimesed tahavad teid rohkem võib-olla aidata, mõjuta kuidagi sõbralikumalt ja ligitõmbavamalt. Ja on olnud väga-väga hea aeg ka oma välimusega tegelemiseks, üldse oma heaolu eest hoolitsemiseks ja võib-olla enda juures siis midagi ka värskendada, teha mingeid iluprotseduure, muuta oma riietust või lihtsalt rohkem lubada endale sellist meeldivust. Ja loodan, et olete siis sellega juba juunis tegelenud ja kuni 9. juuli siis on ikka veel Veenus samas sektoris, aga meil on nüüd juba Merkuur retro liikumises, mis tähendab seda, et võib-olla päris sellist iluprotseduuri ette ei võtaks ja selliseid kardinaalseid tegevusi enam ei teeks. Küll aga jah, loomulikult võite lubada endale midagi meeldivat ikka endiselt ja selleks asetus ikkagi kenasti sobib. Ja 9. juuli läheb meil Veenus Neitsimärki, mis teie jaoks võiks olla ka hea uudis, sellepärast et läheb teie teise majja, mis tähendab seda, et esile tuleb rohkem siis teie raha, ostud, vara, naudingud, teie oskused, ka võib-olla toit on teise maja teema, ehk siis võib tuua siis selliseid meeldivaid rahalisi võimalusi, võib aidata näiteks leida partnereid, kes teid tahavad siis rahaliselt toetada või on lihtsam siis läbirääkimisi pidada. Ja võib tuua ka loomulikult mingeid selliseid oste, mis on seotud Veenusega, ehk siis iluostud või kvaliteetsed või mugavad esemed sobivad siia. Aga jällegi, kuna meil on retromerkuur, siis enne kuu lõppu ma siiski selliseid väga kalleid oste ei soovita. Ja Neitsimärk ka pigem aitab siin olla selline praktilisem ja ikkagi tasub enne suuremat kulutamist läbi mõelda, et kas see ese toetab mind päriselt või lihtsalt on see kuidagi selline natukene emotsiooniost. Ja 14. juuli tuleb meil noor kuu ja teie jaoks siis toob mingisuguse uue tsükli, avab selles, mis on seotud kusagil taustal olemises, sisemised tööd, puhkamised, üksi olemine, uurimine, lõpetamine, vanade mustritega tegelemine, et need valdkonnad võivad siis esile tulla, võib-olla lihtsalt tunnete, et tahate natukene üksi olla, käia rohkem looduses, vee ääres, need tegevused sobivad siia väga-väga hästi. Ja või siis hakkate tegelema hoopis mingi sellise teemaga, mida te teistele ei taha rääkida, olete natukene selline kardina taga, rohkem vaikust, rohkem und, rohkem sellist tagasitõmbumist. Ja see sobib siia tegelikult kenasti. Ja Päike, nagu öeldud, siis liigub teie märki alates 22. juuli. Siit alates võiks olla teil rohkem juba energiat ja saate alustada uute asjadega, mis on teiega isiklikult siis seotud, annab rohkem jõudu, enesekindlust, nähtavust. Tahate võib-olla ise rohkem otsustada, mida te edasi teete ja samamoodi siis keha, välimus, need võivad olla teemaks, nendega tuleb tegeleda ja siis liiguvad meil 27. juulil kuusõlmed uutesse märkidesse, see on selline pikem protsess ja järgnevad kuud siis tuleb teie edu pigem läbi partnerite, on see siis teie isiklik partner, on ta see tööalane, karjäärialane, ettevõtlusalane, ühesõnaga
Pigem ma soovitaksin järgnevad kuud teha teistega siis palju koostööd, rohkem teha võib-olla siis partnerlussuhteid luua, et sealtkaudu võiks tulla teie edu ja edasiliikumine, isegi kui see tundub alguses teie jaoks võõras. Ja lõunasõlm on siis samal ajal muidugi teie esimeses majas. Seega veel kord, võib-olla on vajadus tegeleda oma tervisega, oma välimusega, on mingisugused teatud oma aja ära elanud tervisemustrid võib-olla, mis tuleb muuta, millel tuleb minna lasta. Ja pigem on siin, kui on tervisemure, siis pigem on siin nagu vähesuse probleem, mitte liiasuse probleem. Ehk siis noh, kas siis on rauda vähe või on kaltsiumi vähe või ühesõnaga sellised lõunasõlm tavaliselt näitab, et midagi voolab välja, et sellepärast vähesuse sümptomid pigem. Et võib-olla lihtsalt energiat on vähem, tunnete, et olete väsinum, siis tuleb ka otsida kindlasti seda põhjust, miks te olete väsinud. Ja ka täiskuu 29. juulil tuleb täpselt sedasama teemat esile tooma, ehk siis mina ja teised kõiksugused partnerlussuhted, te hakkate nägema, millised partnerid teie ellu sobivad, millised mitte, et seal võib tulla siis ka partnerlussuhete lõppe, aga ka alguseid, ehk siis kõik, mis puudutab partnereid ja teid, on esil ja selleks, et te hakkaksite nägema, mis olukorras te tegelikult olete ja sealt edasi te saate teha siis juba ka palju paremaid otsuseid ja sellega siis edasi liikuda. Nüüd aga vaatame, mida juulikuu pakub Neitsi ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Et Veenus liigub kuni 9. juuli veel teie 12. majas, nii nagu ta on siin juunis ka olnud, võib siis tuua rohkem hoolimist, võib-olla peate oma partnerit toetama, tegema midagi nii-öelda kardina taga või siis tahtsite lihtsalt rohkem vaikust ja rohkem looduses olla, omaette olla, et see sobis siia kenasti ja sobib ka kuni 9. juulini. Ja siis liigub Veenus teie märki, mis tähendab seda, et teie esimesse majja ja muudab teie võib-olla kohalolu meeldivamaks, nähtavamaks. Teised inimesed tahavad teid rohkem aidata, tulevad teile vastu ja suhtlemine on natukene kergem ja väga hea aeg ka hoolitseda oma välimuse eest, oma keha eest, oma tervise eest, üldse enesetunde eest. Ja võib-olla leiate mingisuguse sellise lihtsa praktilise muutuse või muudatuse, mis mõjutab siis teie tervist. Ehk siis aitab nii-öelda midagi parendada. Ja 14. juuli on meil noorkuu ja tuleb see teie sõprade, kogukonna, ühisprojektide, tulevikuplaanide ja soovide valdkonda ja sobib väga hästi siis teha siin mingisuguseid uusi alguseid, sõnastada mingeid uusi eesmärke näiteks, leida uusi gruppe, millega liituda või siis teete plaane sõpradega ja alustate midagi koos näiteks kogukonnaga, ka sobib väga hästi. Ja hakkate ka võib-olla selgemalt nägema, et millised inimesed teie jaoks on siis toetavad ja millised võib-olla võtavad rohkem kui annavad ja siis sealt saate teha ka paremaid otsuseid. Päikene siseneb meil 22. juuli lõvimärki, mis tähendab seda, et liigub teie 12. majja ja pigem on see siis teie jaoks selline aasta lõpufaas, sobib väga hästi tagasivaatamiseks, puhkamiseks, kulisside taguseks tööks, mingite teemade lõpetamiseks, mida võib-olla ei ole siis vaja enam uude tsüklisse kaasa võtta. Ja ei ole mõtet siin siis ka kuidagi ennast survestada, kui te tunnete näiteks, et te olete väsinud, siis tulebki siin oma energiaid taastada ja puhata.
ja 27. juuli liiguvad meil kuusõlmed uutesse märkidesse, jäävad sinna siis mitmeks kuuks. Teie jaoks liigub põhjasõlm valdkonda, mis puudutab tööd, tervist, rutiini, töökaaslaseid ja võib-olla ka praktilisi oskuseid, mis tähendab seda, et väga hea aeg on tegelikult ka omandada uusi praktilisi oskuseid, näiteks muuta oma töögraafik kuidagi endale rohkem sobivamaks või siis hea aeg ka tegeleda oma tervisega. Kuna lõunasõlm on samal ajal teil siis 12. majas, siis võib see ka viidata sellele, et hakkab näitama, kuhu teie energia siis läheb, mida te tegelikult võib-olla ei peaks tegema. On see mingisugune hirm või mingisugused vanad harjumused, mis enam ei sobi teile või siis olete näiteks kellegi eest liiga kaua, liiga palju hoolitsenud, siis siin hakkate seda väga tugevalt järgnevad kuud ka märkama ja see tähendab siis ainult seda, et tuleb sellel olukorral minna lasta, tuleb see ära lõpetada. Selleks, et teie tervis näiteks paraneks ja teie tööharjumused saaksid paraneda ja teie rutiinid. Ehk siis tuleb kindlasti vaadata üle oma terviseteemad. Ja samamoodi ka 29. juulil tuleb meil täiskuu täpselt samadesse valdkondadesse kenasti näitama, valgustama neid teemasid, ehk siis te näete väga kenasti ära, mis nendes valdkondades siis vajab minna laskmist, mis vajab ümber tegemist ja tuleb seda siis siin ka kenasti teha. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu kaalude ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Nii et Veenus, mis on teie valitseja, liigub kuni 9. juuli veel teie sõprade, gruppide, kogukondade ja ühistegevuste sektoris. Ehk siis võib-olla olete olnud rohkem sotsiaalsem, rohkem kohtunud tuttavatega ja olnud rohkem siis seotud näiteks kogukondadega, mingite klubide, gruppidega, sõpruskondadega. Olete võib-olla rohkem käinud pidudel, saanud sõprade või sõbrannadega kokku ja muud sellised grupitegevused. Ja mõni teist on võib-olla ka leidnud omale partneri läbi sõprade, näiteks mingisugusel ühisüritusel või grillipeol. Ka see sobis siia kenasti ja kuni 9. juuli on veel Veenus samas sektoris ja siis tema liigub teie 12. majja. Ja sealt alates võib-olla tunnete, et nüüd on natukene selline väsimus tekkinud, tahaks natukene vaiksemat elu, tahaks võib-olla olla natukene tagaplaanil, ennast siis nii-öelda laadida, olla rohkem looduses, üksinda, vaikuses ja see kõik sobib ka siia väga hästi. Ja samal võib olla siin ka vajadus, et tuleb oma partneri eest rohkem hoolt kanda, siis tulebki seda teha, aga ärge siis päris selliseks märtriks muutuge ja ennast siis ohverdama hakake. Et aga jaa, selline suurem hoolimine partneri eest võib olla siin vajalik. Ja 14. juuli tuleb meil noorkuu, mis annab siis sellise, käivitab uue tsükli, nagu ikka noorkuu, teie karjääri, ülemuste, maine, vastutuse, avaliku rolli teemades. Et võib siis tuua vajaduse võib-olla oma eesmärgid natukene selgemaks seada ja tulevad uued mõtted, kuidas oma tööplaane ümber korraldada. Kas siis võib ka näiteks lihtsalt ülemus muutuda või tulla mingisugune uudis ülemuselt. Ja see kõik hakkab teie karjääri suunda natukene muutma. Et siis tulebki sellega tegeleda ja sellele kõigele ka alus panna.
ja 22 juuli liigub päikene meil lõvimärki ja teie puhul siis jällegi toob rohkem valgust ja rohkem energiat sinna kogukonna, sõprade ja gruppide valdkonda. Et taaskord hea aeg teha teistega koostööd ja tegeleda võib-olla jälle gruppidega, sõpradega ja võib-olla sõbrad tahavad teid ka rohkem siis aidata lihtsalt. Ja sobib siis väga hästi ka tulevikuplaanide uuendamiseks või ülevaatamiseks näiteks, et mis on siis teie sellised soovid või plaanid, mis tasuvad energiat ja mis mitte. Ja 27 juuli on meil oluline aeg, kus kuusõlmed vahetavad oma märki, mis tähendab seda, et teie jaoks Põhjasõlm liigub 5. majja. Seega hakkab see siis mõjutama teie loovust, romantikat, lapsi, eneseväljendust, hobisid, esinemisi, kõikvõimalikke reklaami näiteks. Ehk siis see saab olema järgnevatel kuudel valdkond, mis viib teid elus edasi ja toob teile edu. Isegi siis, kui te natukene tunnete, et see ei ole nagu teie teema, siis otsige ikkagi võimalusi nende teemadega tegelemiseks. Lapsed selles mõttes, et võib ka olla seda, et kui te olete plaaninud lapse saamist, siis nüüd järgnevad kuud võib see ka õnnestuda või siis olete otsinud suhet, samamoodi võib see siin siis ka õnnestuda ja leiategi omale uue romantilise suhte. Aga samas võib olla ka, et saate alustada oma hobiga, mis teile rõõmu pakub, saate rohkem ennast esitleda, reklaamida, olete nähtavam, ka need teemad kõik väga-väga hästi siia sobivad. Ja teiselt poolt lõunasõlm näitab sõprade, gruppide, kogukonna valdkonnas, et seal võib olla siis minnalaskmist, ehk siis tulebki mingisugustest gruppidest eralduda, mis võib-olla teie jaoks enam ei tööta, või siis sõbrad, sõbrannad näiteks, kus te tunnete, et te annate rohkem, kui te vastu saate, et võtavad teie jõudu ära, siis tulebki nendest ka loobuda ja hakata võib-olla ka siis praktiliselt nägema, millised grupid teid toetavad ja millised võib-olla mitte nii väga. Ja 29. juulil tuleb meil ka täiskuu täpselt samadesse valdkondadesse, ehk siis hakkab näitama väga-väga hästi, väga selgelt, toob esile kõik need valdkonnad, millest me just rääkisime ja seal siis saate teha ka olenevalt sellest, mida te siis näete, ka oma otsuseid, et kas millegiga edasi minna või millegiga hoopiski lõpetada. Nüüd aga vaatame, mida juulikuu toob Skorpioni ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Veenus liigub veel kuni 9. juuli teie karjääri, maine, avaliku kuvandi ja autoriteetide valdkonnas, ehk siis on olnud hea aeg siiani võib-olla karjäärialaselt, olete rohkem saanud koostööpakkumisi või siis lihtsalt olete saanud sellist tööalast muljet avaldada, rohkem ennast esitleda, avalikke suhteid parendada või siis lihtsalt olete ka leidnud omale töö, kui te olete seda otsinud. Ja kuni 9. juuli on selleks kõigeks ka endiselt hea aeg. Sealt edasi liigub Veenus juba teie 11. majja ja olulisemad saavad olema siis sõbrad, grupid, kogukonnad, organisatsioonid, teie tulevikuplaanid, ühistegevused, võib-olla rohkem saate siis aega veeta koos sõpradega, kohtute rohkem näiteks või siis tegutsete grupis rohkem, liitute mingite kogukondade või gruppidega, need sobivad kenasti siia. Ja selline, kuna see on neitsi märk ikkagi, siis pigem olete selline valiv, igasse seltskonda ei lähe ja natukene võib-olla vaatate ka selle järgi, et milline grupp või kogukond on teile rohkem kasulikum, nagu neitsi puhul ikka, et oleks praktiline.
ja 14 juuli tuleb meil noor kuu teie jaoks 9. majja ehk siis avab ja käivitab uue tsükli, mis on seotud reisimise, õpetamise, õppimise, võib-olla ka juriidiliste küsimustega, välismaaga. Need teemad võivad olla siin siis esil ja võib-olla alustategi kooliotsingutega, kursusega, panete paika oma reisiplaane või siis hakkate tegelema juriidiliste dokumentidega. Need asjad kõik siia kenasti ka sobivad. Et siin tekib siis vajadus või uus algus. Ja päikene liigub meil 22 juuli lõvimärki, ehk siis taaskord toob rohkem elavust teie karjääri valdkonda ja toob rohkem võib-olla siis tähelepanu või siis ka vajadust olla nähtav või siis peate võtma juhtivama rolli. Võite teha mingeid tööalaseid otsuseid, suhtlete autoriteetidega. Need teemad kõik väga hästi siia sobivad, ehk siis olete võib-olla rohkem ka märgatud. Jällegi, kui te otsite tööd, siis väga hea aeg oma CV-sid välja saata. Ja 27 juuli vahetuvad meil kuusõlmed ja teie puhul järgnevad kuud liigub põhjasõlm teie 4. majas, mis tähendab seda, et pigem tuleb teie edu läbi kodu, pere, elukoha, vanemate, turvatunde teemade, et pigem ma panustaksin siis sinnapoole, et sealtkaudu tuleb teie areng ja teie edu, isegi kui tundub, et võib-olla see ei ole teie teema ja te ei tahaks sellega tegeleda, siis tegelikult on see oma vaeva väärt. Ja võib-olla siis seal sellise karjääri poole peal tuleb millestki loobuda ja hakata nägema, et on teatud mustreid või tegevusi või ka inimesi, kes võib-olla enam teie ellu ei sobi, siis tuleb nendel ka minna lasta ja mitte nii väga siis oodata seda suurt edu ja edasiminekut läbi karjääri. Pigem on aeg keskenduda kodule ja perele. Ja tegelikult ka täiskuu, mis tuleb kohe 29. juulil, toob täpselt needsamad teemad esile ja näitab teile väga-väga hästi, hakkab valgustama nagu täiskuu ikka. Me näeme kõike, mis toimub, hästi valge on nendes samades valdkondades ja väga hea on see sellepärast, et te hakkategi nägema, mis vajab siis ümberkorraldust, mis vajab lõpetamist ja mis on see, mis väärib teie tähelepanu ja energiat. Nüüd aga vaatame, mida juulikuu toob Amburi ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Et Veenus liigub veel kuni 9. juulini teie 9. majas, mis tähendab seda, et võib-olla olete siin juunis tegelenud rohkem reisimisega, kooli lõpetamistega või siis ka mingisugused lihtsalt kultuurilised tegevused on teemaks olnud. Need on kõik väga-väga hästi teile siin sobinud. Ja võib-olla hoopis olete leidnud ka sissetuleku, mis on seotud välismaa või välismaalastega või olete leidnud omale partneri, kes on seotud välismaa või välismaalastega. Need kõik on siia väga kenasti sobinud ja kuni 9. juuli on Veenus veel siis samas sektoris. Ja sealt edasi liigub siis teie karjääri, maine, ülemuste sektorisse, ehk siis hakatakse teid ka võib-olla rohkem professionaalselt märkama ja toob võib-olla meeldivaid suhteid ülemusega või siis kliendid on teiega rohkem koostööaltimad ja võib-olla saate parandada ka näiteks oma tööruumi või siis seda, kuidas te oma oskuseid teistele näitate, et selleks sobib see väga-väga hästi. 14. juuli tuleb meil noor kuu teie 8. majja, ehk siis avab uue tsükli, mis on seotud jagatud vara, maksude, kindlustuste, laenude, toetuste, ühisvara, päranduste, võlgadega ja sobib kenasti selleks, et panna paika mingisugused tulevikuplaanid, mis siis neid teemasid puudutab.
Ja kuna see on kuu loomine, siis ja kuna see on vähimärgis, siis pigem võib-olla on kõik need teemad seotud rohkem kodu, pere ja turvatundega, et mitte lihtsalt ainult rahas või varas ei ole küsimus, vaid selles, kas see siis, see vara või vara, kuidas see puudutab teie emotsioone, kuidas see puudutab teie turvatunnet. Ja loomulikult võib olla siin ka mingi kindlustusjuhtum, mis on koduga seotud ja nii edasi. Et kõik need teemad võivad olla siin siis alguse saada noore kuu ajal. Et noor kuu on meil siis paar nädalat, toimib kuni täiskuuni. Ja 22. juuli liigub päikene lõvimärki ja teie jaoks jällegi 9. majja, ehk siis taaskord võib-olla tähelepanu rohkem reisimisel, õppimisel, õpetamisel, juriidilistel küsimustel, välismaaga seotud kontaktidel. Või siis, kuna see on lõvimärk, siis loomulikult võib tuua ka rohkem enesekindlust, tahate rohkem teistega jagada. Väga hea, kui te olete näiteks õpetaja rollis või kirjutaja rollis, saate siin esineda, kirjutada, teisi õpetada ja võib-olla ka alustate hoopiski õpinguid või planeerite reisi. Need teemad kõik sobivad siia kenasti. Ja 27. juuli liiguvad meil kuusõlmed uutesse märkidesse, jäävad sinna mitmeks kuuks, mis tähendab seda, et põhjasõlm liigub teie 3. majja, mis ütleb meile, et kõik, mis puudutab suhtlemist, õppimist, kirjutamist, lühireise, naabreid, õdesid, vendi, lähiümbrust, teie mõtlemist, mingeid dokumente. Need on need valdkonnad, mis aitavad teil järgnevad kuud elus edasi liikuda. Isegi kui te tunnete, et need ei ole need teemad, millega te tahaksite tegeleda või tunneksite ennast turvaliselt või mugavalt, siis need on õppimiskoht ja tegelikult kui te hakkate nendega tegelema, siis te näete, kuidas elu lihtsalt kannab teid edasi ja te saavutate oma eesmärke ka muudes valdkondades lihtsamini. Ja teiselt poolt lõunasõlm on 9. majas, mis tähendab, et võib-olla teie maailmavaade peab hakkama natukene muutuma, et need arvamused, mis teil siiani olid, ei pea enam paika, olete natukene muutunud ja siis tuleb need võib-olla üle vaadata ja loobuda või siis on see seotud kuidagi teie usuga, mingite teooriatega. Need siit kuidagi hakkab energia nagu välja voolama, kui te ei pane, ei pane seda kinni. Ja võib-olla peate siis jah, läbima igapäevase sellise nii-öelda faktikontrolli ja vaatama üle, millised uskumused, vaated, maailmavaade teid toetab. Ja sama teema tegelikult on üleval ka 29. juuli tuleb meil täiskuu täpselt samadesse valdkondadesse, ehk siis väga hea võimalus näha, mis teid edasi viib, mis mitte, mis on see, millest te peaksite loobuma ja millega tasub siis edasi liikuda. Täiskuu alati toob ju meile kõik nii-öelda valgustab kõike, mis on siis nendes valdkondades vaja meil näha, et me saaksime teha paremaid otsuseid. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu kaljukitse ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Veenus liigub kuni 9. juuli veel teie 8. majas, ehk siis olete ehk tegelenud rohkem ühisvaraga ja võib-olla laenudega, maksudega, võib-olla partneri sissetulek on muutunud. Olete pangaga näiteks tegelenud. Need tegevused kõik väga hästi siia sobisid, siia kuni 9. juuli ikka veel Veenus on sealsamas sektoris ja toetab seda kõike, kuigi meil on siin retromerkuur, nii et võib-olla laenu võtmiseks ja millegi suure ostmiseks ei ole enam kõige parem aeg, et loodetavasti olete saanud need varasemalt juba kõik ära teha, kui on see vajadus olnud.
Aga 9. juuli läheb meil Veenus Neitsi märki ja sealt alates siis muutuvad meeldivamaks võib-olla õppimine, reisimine, välismaaga seotud kontaktid, kultuurikogemused, võib-olla ka vaimsed teemad. Ehk siis, kui te olete näiteks otsinud tööd, võib-olla võiks vaadata siin siis välismaa poole või sellistesse asutustesse, mis on seotud välismaaga, et rahvusvahelised ettevõtted näiteks, või siis kui otsite omale, kui olete ise ettevõtja, otsite endale kliente, siis ka võib-olla vaataks siis välismaa poole. Et sealt kaudu võib tulla siis nii kontakte kui ka sissetulekut. Ja kui te olete näiteks partneri otsingul, siis samamoodi, et pigem reisid võivad tuua partnereid või siis välismaaga seotud kontaktid või ka siis haridusasutused. Ja on meil 14. juuli ka kuu loomine teie jaoks partnerluse majas, ehk siis käivitab uue tsükli, mis puudutab teie partnerlust võib-olla abielu, kooselu, ärisuhteid, lepinguid, kliente, et samamoodi annab siis võimaluse leida uusi partnereid, uusi kliente ja alustada midagi, mis on seotud partneritega. Et kas see on siis teie äripartner, karjääriga seotud partner või teie isiklik partner, kõik need asjad sobivad siia kenasti. Et saab siis siit midagi uut alguse. Ja 22. juuli liigub päikene meil lõvimärki ja teie jaoks jällegi 8. majja, mis tähendab jällegi seda, et hakkate keskenduma siin sissetulekutele, mis on seotud teiste inimeste varadega, näiteks partneri sissetulek jällegi, ja ühisrahad, laenud, maksud, kindlustused, toetused, kõik need teemad võivad olla siin väga-väga esile, aga jällegi oodake siis 2-3 päeva, kuni Merkuur läheb meil retrost välja siin 24. juuli ja siis sõlmige alles lepinguid ja öelge oma viimane jah-sõna. Et retromerkuur ei ole kõige parem aeg, et alustada selliste tegevustega, aga päikene igati soosib siin mõnda aega veel neid tegevusi, et tegeleda siis võib-olla ka kindlustusega või muude selliste ühisvarateemadega. Ja 27. juuli kuu sõlmed vahetavad meil märki mitmeks kuuks ja teie jaoks tulevad ikkagi esile jällegi need rahateemad. Põhjasõlm liigub teie 2. majja, mis tähendab seda, et teie enda sissetulek või varaline seis võiks olla see, kuhu oma energiat panustada, mille peale nii-öelda loota, mitte nii väga siis teiste inimeste varale. Et kas see tähendab seda, et partneri sissetulekud vähenevad või muud mingisugused sellised muudatused, et pigem ma keskenduksin oma oskustele, oma raha teenimise võimalustele. See võib näidata ka seda, et kui te olete näiteks tööd otsinud, siis siit alates võite selle tööga leida. On suur tõenäosus, et te leiate. Võib-olla on natukene selline vaja oma enese väärtusega tegeleda, kui asjad ei suju, siis vaadake, võib-olla teie eneseväärtus on natukene madal, tuleks sellega hoopiski tegeleda. Aga siit alates jah, edu tuleb läbi teie enda teenimisvõime, teie enda oskuste ja nii-öelda oma oskustesse uskumisest tuleb edu. Ja mitte nii väga siis ei tohiks teiste inimeste sissetulekutele või varale lootma jääda. Ja sama valdkonna toob esile ka 29. juulil meil täiskuu, ehk siis väga hea võimalus täiskuu ajal vaadata üle, mis siin raha valdkonnas siis tegelikult toimub. Võivad tulla ootamatult ka esile mingisugused, ma ei tea, ära unustatud arved või mingid muud sellised asjad, või siis sealt tulevad mingisugused asjad ilmsiks, mis on seotud näiteks kas teie sissetulekuga või partneri rahaga. Või on see tegemist siin kindlustustega, maksudega,
laenudega, muud sellised teiste inimestega seotud sissetulekud ka. Ehk siis kõik, mis puudutab neid valdkondi, siin te hakkate nägema, mis olukorras te olete ja saate teha siis selle võrra paremaid otsuseid. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu veevalaja ja ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Kuni 9. juuli liigub Veenus veel teie partnerluse sektoris, ehk siis olete tegelenud rohkem suhete parendamisega, oma partnerlussuhete edendamisega, on see siis ärisuhe, klientidega suhtlemine, klientide leidmine, kokkulepete sõlmimine. Need teemad kõik on olnud soosingus. Veenus tavaliselt soosib koostööd, aitab siis tuua nii-öelda kokkuleppeid. Ja kuni 9. juuli on ka Veenus siis samas sektoris ja siis liigub tema edasi Neitsi märki ja teie jaoks siis puudutab sealt edasi ta rohkem ühisvara, partnerite ressursse, laene, makse, kindlustusi, toetuseid, jagatud vara. Ehk siis võib-olla siis on lihtsam leida inimesi, kes teid toetaksid, kui te otsite näiteks sponsoreid või siis tegelete hoopiski pangaga ja aitab seal siis nii-öelda kõige paremaid kokkuleppeid saavutada või hoopiski partneri sissetulek suureneb või saate oma ühisvara müüdud. Kõik sellised teemad sobivad siia, aga tuletan meelde, et meil on retromerkuur, seega kuni 24. juuli ma kindlasti ei soovita osta midagi suurt, näiteks kinnisvara või siis võtta laenu või muid selliseid suuremaid asju teha. Et oodake siis ära, kuni on retromerkuur möödas, sest et Veenus on ikka veel siis samas sektoris endiselt. Ja 14. juuli on meil kuu loomine. Teie jaoks tuleb ta töötervise, igapäevaharjumuste, töökorralduse kolleegide sektorisse, mis tähendab seda, et see võib tuua vajaduse oma päevakava näiteks muuta või toitumist või liikumist või tegeleda ka oma tervisega näiteks, et siis tuleb sellega kindlasti siin ka tegeleda. Või siis hoopiski lihtsalt väikene harjumus muutub ja see mõjutab teie enesetunnet väga palju, rohkem kui te oleks võinud arvata. Või siis hoopis lihtsalt peate oma töögraafikut muutma või on mingisugused muutused, mis on seotud teie töökaaslastega. Ja väikene siis jääb meil 22. juuli lõvimärki teie 7. majja, ehk siis kas jällegi on esil siin partnerluse teemad, seega veel kord, kui te peate tegelema lepingute, klientide, ärisuhetega, pangas inimestega, kõik sellised mina ja teised inimesed, suhted võiksid siin olla siis sujuda paremini, aga jällegi tuletan meelde, et ärge siis siin veel kohe minge pangalaenu lepingut tegema, vaid oodake 2-3 päeva seni, kuni siis Merkuur on retrost väljas ja siis tegutsege. Ja alates 27. juuli muudavad ka kuusõlmed oma märki ja teie jaoks saab see olema väga oluline aeg, sest et järgnevad kuud on põhjasõlm teie isiklikus märgis ehk siis veevalaja märgis. Ja tähendab see seda, et see hakkab mõjutama väga tugevalt teid isiklikult, ehk siis edu tuleb läbi teie enda. Jällegi, võib-olla tekib vajadus oma kehaga tegeleda, oma tervisega tegeleda, siis tuleb ka need asjad ette võtta ja uskuge mind, väiksed muudatused mõjutavad siin olukorda väga palju juba, rohkem kui te oleks arvanud. Aga pigem on siin siis ka partnerluse teemad esil ja rohkem on siis see, et teie olete see, kes saab partnerlussuhteid paremale tasemele viia, teist sõltuvad partnerlussuhted, ehk siis ärge lootke nii väga teiste inimestele nendel aegadel, vaid keskenduge sellele, mida te saate ise ära teha.
ja võib-olla peate ka siis rohkem iseenda nimel seisma, mitte siis ainult teiste inimeste järgi kõike tegema ja selleks on see aeg küps. Ja tuleb ka täiskuu 29. juuli täpselt samasse valdkonda, ehk siis hakkab kenasti näitama, mis toimub teie partnerlussuhetes, kes on need inimesed, kellega te koos olete, kas nad sobivad, ei sobi, siin võivad olla ka mingisugused lahkuminekud, aga samas võivad olla ka just vastupidi, te hakkate nägema, et see suhe on tegelikult väga hea ja te otsustate siin hoopiski näiteks, ma ei tea, minnagi pikaajalisse suhtesse või abielluda, aga sama hästi võib olla ka see, et täiskuu tuleb ja näitab, et tegelikult see suhe võib-olla ei sobi teile ja siis te saate jällegi vastavalt sellele ka oma otsuseid teha, seega kõik on nähtav, mis on seotud partnerlussuhetega ja sealt edasi saate teha siis ka paremaid otsuseid. Nüüd aga vaatame, mida toob juulikuu kalade ascendendi ja päikesemärgiga kuulajatele. Venus liigub kuu alguses kuni 9. juuli ikka veel teie 6. majas, ehk siis aitas muuta teie tööõhkkonda võib-olla paremaks, töökeskkonda ilusamaks ja aitas võib-olla igapäevastes ülesannetes rohkem koostööd teistega teha, suhted töökaaslaste, klientide või üldse inimestega, kellega te peate siis mingisuguseid praktilisi kohustusi jagama, võisid muutuda selliseks meeldivamaks ja rahulikumaks. Ja on tema siis seal sektoris veel kuni 9. juuli, sealt edasi liigub Neitsi märki ja teie jaoks muutuvad olud siis oluliselt paremaks, mis on seotud partnerlusega. Üldse teiste inimestega, on see siis teie isiklik kooselu, abielu või on see ärisuhted, kliendid, lepingud, kõikvõimalikud koostööd. Aitab teil siis paremaid koostöö suhteid saada ja aitab siis võib-olla leida inimesi, kes teid aitavad, aitab saavutada paremaid kokkuleppeid ja kuna see on Neitsi märgis, siis annab siin ka natukene praktilisust, ehk siis võib-olla kõik suhted, mida te siin sõlmite, on natukene ka sellised praktilised ja natukene sellised toetavad teid siis võib-olla ka mingites, ma ei tea, tööülesannetes näiteks. Ja 14. juuli on meil kuu loomine ja tuleb see teie 5. majja, mis tähendab seda, et algab uus tsükkel, mis on seotud loovusega, romantikaga, lastega, hobidega, puhkusega, meelelahutus, sport, need kõik sobivad siia kenasti. Seega võite teha natukene rohkem ruumi nendele teemadele. Teete midagi sellist, mis teid päriselt rõõmustab. Alustate mingisuguse loomingulise projektiga või siis võtate rohkem aega, et olla oma lastega ja või siis hoopiski otsite partnerit ja on aeg minna kohtingule või siis alustate oma hobidega. Et need asjad kõik tegelikult siit alates ka kenasti sobivad. Ja 22. juuli liigub lõvi märki meil päikene ja taaskord teie 6. majja, mis tähendab seda, et ikkagi tuleb tegeleda siis kas oma töö või tervisega, töökaaslastega, oma rutiinidega. Hea aeg tegelikult alustada mingisuguste näiteks tervislikuma toitumisega, uue treeningkavaga või siis minna külastada arsti, kui selleks on vajadus. Et need tegevused sobivad kenasti, aga võib-olla lihtsalt peate oma töögraafikut ümber tegema, tegelete kolleegidega ja hea aeg ka õppida mingisuguseid praktilisi oskuseid, et tekitada ka süsteemi näiteks oma töö juures. See ka väga hästi sobib siia. Ja 27. juuli on meil kuu sõlmed märki vahetamas ja teie jaoks liigub põhjasõlm 12. majja, mis tähendab seda, et edu või edasiminek tuleb pigem siis sellisest üksi olemisest, kulisside taga töötamisest, võib-olla asjade lõpetamisest, vaimsete teemadega tegelemisest, teraapiatest,
ma ei tea, meditatsioonid, jooga, kõik selline vaimne tegevus sobib siia kenasti. Need on need valdkonnad, mis aitavad teid elus edasi, toovad teile edu, isegi kui see tundub teile võib-olla natukene võõras ja ei julge selliste asjadega tegelema hakata, siis mina kindlasti julgustan teid, et kui te näete, et teil on vaja ikkagi mingite teraapiatega tegeleda või enda sisse natukene vaadata ja olla natukene vaimsem, siis on paras aeg sellega ka tegeleda järgnevad kuud. Ja lõunasõlm on samal ajal 6. majas, mis näitabki, et võib-olla teil on liiga suur töökoormus näiteks ja sellepärast tunnete, et tahaks natukene tagasi tõmbuda ja üksi olla, siis tulebki seda kindlasti teha ja oma rutiinid üle vaadata, võib-olla natukene rohkem nii-öelda optimeerida oma tööpäeva, et te jõuaksite väiksema aja või pingutuseta siis paremini oma tööülesannetega tuleksite toime. Ja hakkategi nägema sellest, et mingisugune harjumus või töö selline rutiin viib rohkem energiat välja. Et tuleb siis tegeleda nende teemadega ja vaadata üle, millised kohustused võib-olla töö juures ka on niimoodi kuidagi vaikselt hiilivalt teile üle kantud, mida tegelikult tegema ei peaks. Ja siis tulebki nendest tööülesannetest loobuda, mis ei kuulu teile. Ja siis ei ole ka nii suurt väsimust. Ja samamoodi 29. juuli tuleb meil täiskuu samadesse valdkondadesse ja selles mõttes on väga hea, et ta hakkabki näitama teile väga hästi, mis nendes valdkondades on valesti, mis on see, mis ei ole teie tööülesanne, mis terviseharjumus teile ei sobi ja nii edasi. Et tasub siis võtta oma tempo maha, mitte siis oma keha liigselt kurnata. Ja kui tööl ongi mingisugune segadus või pinged, siis ei tasu sellest nii-öelda heituda, vaid et võtkegi seda kui väga head informatsiooni ja selle põhjal saate teha ka palju paremaid otsuseid, kuidas siis edasi minna. Ja kui tervis annabki siin tunda, siis kindlasti tuleb sellega ka tõsisemalt tegeleda. Sellepärast, et see ei tule niisama, see tuleb näitama, et vaata, siin on vaja mingisugust korrektuuri. Suur tänu sulle, Karin, väga pika ja põhjaliku ülevaate eest. Taas loodan, et paljudele teist see andis ka rohkem infot ja teadmisi, kuidas siis juulikuus toimetada. Aga selline siis saigi juuli ülevaade. Kindlasti tulge liituge meie kogukonnaga, siis kogukond.astroloogiaabi.ee. Seal leiate meie juuli parimad ajad ka uute tegevustega alustamiseks, et seal on neid nagu ikka ja alati enam kui ainult üks, mida me siis siin videos avaldame. Minu poolt samuti suur tänu kuulamast ja kohtume järgmine kord. Ja mõnusat suve jätku teile ja jälle kuulmiseni!